Pärast Venemaale täiesti läbikukkunud NATO tippkohtumist kaotasid Kremlis lõplikult pea. Ja täna teatas välisminister Lavrov, et Venemaa kavatseb sõdida kuni Ukraina faktilise kapituleerumiseni. Samal ajal kirjutab Reuters, et Vladimir Putin läheb tõenäoliselt sõjategevuse eskaleerimisele vaatamata Donald Trumpi rahukutsetele ja tema enda nõunike soovitustele külmutada sõda rindejoonel. Sellised avaldused kõlasid Venemaal toimuva täieliku kütusekriisi taustal, kus diislikütuse puuduse tõttu on teraviljasaagi koristamine ohus. Näiteks Peterburis on juba kehtestatud bensiini müük spetsiaalsete talongide alusel. Samal ajal võeti Euroopas vastu rida kaitsevaldkonna otsuseid ja õnneks tehti seda ennetavalt. Poolas teatati, et nende andmetel valmistab Venemaa ette uusi provokatsioone ja diversioone eurooplaste vastu. Tšehhi president teatas, et tõenäoliselt kuulutab Vladimir Putin Venemaal välja uue mobilisatsioonilaine juba pärast 20. septembriks kavandatud parlamendivalimisi. NATO uuendas lõpuks 2004 aasta doktriini ning nüüdsest on NATO hävitajatel õigus tulistada alla ohuks olevaid sihtmärke Balti riikide kohal. Jutt käib droonidest ja igasugusest Venemaa Föderatsiooni lennundusest, mis on juhuslikult sattunud Balti riikide õhuruumi. Samal ajal teatas Poola, et Patriot õhutõrjesüsteemi antiballistilisi rakette võidakse hakata tootma Ukrainas juba mõne nädala pärast. Selgus ka, et Poola sai samuti litsentsi ning mõlemad riigid hakkavad koos töötama, kusjuures nad on sunnitud koos töötama. Selgitan miks. Ja selles osas näib olevat saabunud soojenemine, lõpuks ometi Ukraina ja Poola suhetes. Presidendid Zelenski ja Navrotski kohtusid lõpuks isiklikult ja arutasid kõiki vaidlusaluseid küsimusi. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame koos kõiki neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage selle video alla oma kommentaar. Tehke seda ka ennetavalt, olen selle eest teile tänulik. Nii et pärast seda, kui Donald Trump järsult muutis oma retoorikat Ukraina suhtes, mida me arutasime eelmises videos, läks Kremlis kõik täiesti käest ära. Kõigepealt teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et Trump muutis meelt ega helistanudki Vladimir Putinile, kuigi ta lubas seda teha juba kolmapäeva õhtul. Seejärel ütles ta, et Kreml peab läbi mõtlema Trumpi avalduse Ukraina kohal taeva sulgemise kohta. Ja lõpuks ütles seesama Peskov, et Ukraina rünnakud Venemaa taristu pihta sunnivad Moskvat kauem sõjategevust jätkama ja suurendama puhvertsooni pindala. Edasi toon Peskovi tsitaadi. Me näeme teatud eksiarvamusi Valge Maja administratsioonis. Eksiarvamused selles osas, et eskalatsiooni ja sõjalise surve abil saab aidata kaasa rahumeelsele lahendusele jõudmisele. See on vale hinnang. Edasine eskalatsioon võib-olla pikendab erioperatsiooni mingil määral. Me ei saa täpselt öelda kui palju, kuid see viib selleni, et peame looma suurema ohutustsooni, suurema puhvertsooni. Siin tahaks rõhutada, kui absurdne on see Peskovi avaldus puhvertsooni ja ohutustsooni kohta. Lihtsalt mõelge korraks. Peskov väitis, et puhvertsooni laiendamine, seal mitme kilomeetri võrra, justkui kaitseb Venemaad Ukraina droonide eest, mis ründavad sihtmärke Venemaal 3000 kilomeetri kaugusel. Seesama Peskov lisas, et hoolimata USA plaanidest anda Ukrainale litsents Patriot rakettide tootmiseks, hoolimata Donald Trumpi avaldusest, millega ta toetas Ukraina lööke sügavale Venemaale, peetakse Kremlis siiski siiraks Washingtoni soovi aidata kaasa Ukraina konflikti rahumeelsele lahendamisele. Peskov väitis, et Trump lihtsalt eksib, kuid varsti on ta jälle Venemaa poolel. See kõlab nagu soovimatus reaalsust uskuda. Lõpuks lõppes päev, see tähendab 9. juuli sellega, et Kremlis kaotati enesevalitsus ja hakati väitma, et tahetakse sõdida kuni Ukraina täieliku kapituleerumiseni ja mitte ainult Ukraina, vaid üldse kogu Euroopa täieliku kapituleerumiseni. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva jätkab sõda Ukraina vastu kuni nende eesmärkide saavutamiseni, mille Vladimir Putin seadis 2024 aasta juunis. Siis rääkis Vladimir Putin sisuliselt Kiievi täielikust kapituleerumisest. Aastal 2024 esinemise käigus, mida Sergei Lavrov täna mainis, nõudis Vladimir Putin Ukraina vägede lahkumist kogu Donetski, Luhanski, Zaporižja ja Hersoni oblasti territooriumilt,
mida Venemaa ei suutnud vallutada. Nende piirkondade Krimmi tunnustamist Venemaa osana, Ukraina loobumist NATOga liitumisest, samuti Ukraina demilitariseerimist ja mingisugust müütilist denatsifitseerimist. Vladimir Putin väitis, et pärast kõigi nende tingimuste täitmist annab ta viivitamatult käsu tule lõpetamiseks. Sergei Lavrov süüdistas täna samuti lääneriike selles, et nad, tsiteerin, teeseldes valmisolekut läbirääkimisteks on asunud esitama Venemaale avalikke ultimaatumeid. Kuidas tundub? Selgub, et seda mängu saab mängida mõlemalt poolt. Venelased on ju harjunud, et nad võivad aastaid teeselda valmisolekut läbirääkimisteks. Ja Vladimir Putin võib oma räpase suuga rääkida ja korrutada, et jah, me oleme iga päev valmis läbirääkimisteks. Las Volodõmõr Zelenski tuleb Moskvasse ja nii edasi, aga samal ajal lihtsalt venitavad aega ja jätkavad sõda. Selgub, et Sergei Lavrov on nüüd nördinud, et ka teiselt poolt võidakse samamoodi käituda, et ka Euroopa võib aega venitada, et ka Euroopa võib teeselda läbirääkimistele lähenemist ja nii edasi ja nii edasi. Ja miks siis nüüd see metsik hobuse moodi venelane selle üle nördinud on? Ta ütleb, kuidas nii? Miks? Mis see siis on, meid petetakse või? Ainult meie võime kedagi petta, aga meid nagu ei tohi. Sergei Lavrovitš sõnul hävitas lääs ise kõik varem saavutatud kokkulepped aastatel 2014, 2015, 2019 ja isegi 2022, kuigi pole selge, millised need 2022 aasta omad olid. Seetõttu on Moskva heatahtlikkuse ja lootuste varu lõplikult ammendunud. See on tema tsitaat. Ja edasi rõhutas Sergei Lavrov, et Venemaa ei usu enam kunagi lääne garantiidesse. Usu küll ja veel kuidas. Aga siin tuletan meelde, et 2024 aasta juunis nõudis Vladimir Putin lisaks Ukraina kapituleerumisele ka kõigi lääne sanktsioonide tühistamist Venemaa suhtes. Ja ta ähvardas, et kui Kiiev ja lääs neist tingimustest keelduvad, siis, tsiteerin, olukord kohapeal muutub ning läbirääkimiste tingimused saavad olema hoopis teistsugused. Sellest ajast on möödunud 2 aastat ja olukord Vladimir Putini jaoks on ainult halvemaks läinud. Tuletan meelde, et juunis 2024 ei põlenud Venemaal ükski naftatöötlemistehas ja Ukraina droonid ei lennanud nii kaugele. Ja Ukrainale polnud isegi ligi lähedaseltki ballistilisi rakette, mis nüüd Venemaa pihta lendavad. Ja Ukraina ei rünnanud siis logistikat ja Krimm polnud sellises isolatsioonis ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga siin pööran natuke tähelepanu kütusekriisile. Saagikoristus. 2026 aasta saagikoristus muutub Vene põllumeeste jaoks õudusunenäoks, kes seisavad silmitsi diislikütuse puudusega, selle müügipiirangutega ja hindade tõusuga. Eriti terav diislikütuse puudus kombainide ja muu tehnika jaoks on tunda võtmetähtsusega lõunapoolsetes piirkondades, Rostovi oblastis, Krasnodari ja Stavropoli krais, mis annavad 5% kogu Venemaa teraviljasaagist. Vene põllumehed, kes kunagi tervitasid Putini sõda Ukraina vastu, ööbivad nüüd tanklates, oodates kütuseautosid. Samal ajal on tanklates kehtestatud piirangud. Ühele inimesele antakse korraga 100 või mõnes piirkonnas veel 200 liitrit diislikütust. Samas kulutab üks kombain ühe vahetuse jooksul umbes 300 liitrit kütust. See tähendab, et sellest ei jätku isegi pooleks tööpäevaks. Teatatakse, et Krimmis, okupeeritud Krimmis, mis on muutunud kütusekriisi epitsentriks, valitseb tõeline kütusepuudus. Tehnika seisab lihtsalt paigal ega liigu üldse. Saagikoristusooaja algust polegi seal toimunud. Rostovi oblastis on juba teatatud 15% saagikaotusest. See on tänase seisuga, aga edaspidi läheb ainult hullemaks. Ja kütuseprobleemi teeb veelgi hullemaks see, et saagi koristamisel tuleb hakkama saada sõna otseses mõttes 1 nädalaga. 10 päeva sellest hetkest, kui vili on küpsenud. Ja põllumehed teavad seda, kui ei jõua õigeks ajaks, hakkab vili maha pudenema. Ja kui hakkab vihma sadama, siis ei saa koristuskombainid lihtsalt põllule minna ja see koristuskampaania käib praegu. Täpselt selle kütusekriisi haripunktis. Sel ajal kavatsevad Peterburi ja Leningradi oblasti võimud piirata bensiini müüki QR-koodide abil või tankimise graafikuga paaris ja paaritutel päevadel. Ja seda riigis, mida tuletan meelde, nimetati bensiinijaamaks. Kuid vaatamata kõigele sellele eskaleerib Vladimir Putin tõenäoliselt sõjategevust. Hoolimata Donald Trumpi rahukutsetest ja Putini nõunike soovitustest külmutada sõda rindejoonel, sellest teatab Reuters viidates allikatele, kes on Kremlile lähedal.
seal kinnitatakse, et kiilakas vanamees Volodja Putin on jäänud kindlaks oma soovile vallutada kogu Donbass, hoolimata Venemaa pealetungi järsust aeglustumisest ja isegi territoriaalsetest netokaotustest. Territooriumide osas aastal 2026. Ukraina droonide kaugrünnakud, mis juba tavavad sihtmärke Uraali taga ja on põhjustanud ajaloo tugevaima kütusekriisi, ei ole ikkagi muutnud Vladimir Putini mõtlemist. Ilmselt pole see punkrist eriti märgata. Tema arvates on Donbassi vallutamine põhimõtteline küsimus, seetõttu valmistub ta eskalatsiooniks. See on nagu selline kuttide loogika, et Peterburi hoovipoiss arvab, et see on põhimõtte küsimus vallutada Donbass ja tal on täiesti ükskõik milliseid ohvreid räpane Venemaa kannab. Putini nõunike grupp pakkus Reutersi allikate sõnul välja, et sõda tuleks peatada praegusel rindejoonel. Varem hoiatati Venemaa presidenti raskuste eest eelarve, majanduse ja pangandussüsteemiga, sest Venemaa riigikassas tekkis 6 triljoni rubla suurune puudujääk. SKB hakkas aasta alguses langema esimest korda alates 2023 aastast ning krediidiasutused seisavad silmitsi tohutu maksmata laenude lainega, sealhulgas sõjatööstusele antud laenudega. Kuid Vladimir Putin lükkas tagasi kõik üleskutsed territoriaalseteks kompromissideks Kiieviga. Ta usub endiselt, et Vene okupandid suudavad kogu Donbassi vallutada. Ja tal on ükskõik, kui palju neid Vene Ivanove veel pühal Ukrainamaal sureb. No mis siis, kas 100 000, 300 000? Jah, las surevad. Peamine on põhimõtte küsimus, Donbassi vallutamine. Ja nagu kirjutab Reinold, Venemaa võimalik eskalatsioon võib hõlmata Ukraina 30 suurima tööstuskeskuse hävitamist, sealhulgas terasetehast ja sadamat Odessas. Järgmiseks faasiks võib olla rünnak NATO baasidele Balti riikides ja Rumeenias ning samuti löögid Euroopa tehastele, mis toodavad kaugmaa droone ja rakette Ukrainale. Väidetavalt just selleks ütles Putin hiljuti, et määrake kindlaks, millised riigid on kõige rohkem kaasatud. Venemaa sõjas Ukraina vastu, kes aitab Ukrainat kõige rohkem. Väidetavalt tuleb meil tulevikus nende suhtes otsus vastu võtta. Aga siin on oluline märkida, et sellistes Reutersi prognoosides on see tõesti nii. Aga kui te ei tea midagi, teate, et ei tea. Andrei Ilnitskova. Kuigi sama meelt on ka Poola välisminister Radoslav Sikorski. Poola ministri sõnul on läänel usaldusväärsed luureandmed uute kohta usaldusväärsed. Разведывательными данными о новых venelaste kohta. Vaenulike tegevuste hulgas, mida Kreml korraldab, loetles Sikorski küberrünnakuid kriitilise taristu vastu, süütamiskatseid, diversioone raudteedel, droonirünnakuid ning varilaavastiku kasutamist oluliste objektide kaardistamiseks. Samuti mainis ta eraldi surmaeskadronite saatmist Venemaa diktaatori Vladimir Putini vaenlaste likvideerimiseks. Ja edasi tsiteerin Sikorskit. Täna peate te meid usaldama. Meil on usaldusväärne teave selle kohta, et venelased plaanivad taas midagi. Ja nende hoiatuste eesmärk on panna neid neist provokatsioonidest loobuma. Sarnane taktika töötas enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Siis hoiatasid ka USA eriteenistused avalikud Venemaa võltslipu operatsioonide ettevalmistamise eest, mis sundis Kremlit mõnest provokatsioonist loobuma. Samal ajal teatas Tšehhi president Petra Pavel, et Vladimir Putin kuulutab tõenäoliselt välja uue mobilisatsioonilaine Venemaal pärast 20. septembrile kavandatud parlamendivalimisi. Ta hoiatas, et Ukrainal on jäänud umbes 2 kuud, et sundida Moskvat läbirääkimiste laua taha naasma, sest pärast valimiste lõppu võib Kreml sõda veelgi eskaleerida. Petra Paveli arvates tekitaks üldmobilisatsioon kindlasti tugevat rahulolematust Vene valijate seas, mistõttu Kreml lükkab sellise otsuse tegemise valimiste lõpuni edasi. Tšehhi president kutsus samuti lääne liitlasi üles kasutama lähinädalaid surve suurendamiseks Moskvale ja proovima sundida teda läbirääkimistele. Ja edasi. Tsitaat Petra Pavelõud. Kui Ukraina jätkab edukalt ja aktiivselt löökide andmist sihtmärkidele Venemaa territooriumi sügavuses, loob see tingimused, kus Venemaa on rohkem valmis läbirääkimisteks. NATO peab samal ajal jätkama Ukraina sõjalise toetuse tugevdamist, kasutades samal ajal diplomaatilisi vahendeid, et veenda Moskvat. Ainus väljapääs talle on läbirääkimised, mitte sõja jätkamine.
ja lõpuks on NATO hakanud ennetavalt reageerima Kremli tulevastele ohtudele. Lõpuks kiitis NATO heaks oma õhuruumi patrullimise programmi, mis hõlmab Venemaaga piirnevaid riike ja Balti riike ning mis on toiminud alates 2004. aastast täieõiguslikuks õhutõrjemissiooniks muutmise. See tähendab, et tegemist pole lihtsalt patrullimisega, vaid tõelise õhutõrjesüsteemiga. Mida see tähendab? Selgitan lihtsalt. See uus muudatus laiendab, kui soovite, pilootide ja hävitajate mandaati otsuste tegemisel ning annab neile volitused, sealhulgas hävitada ohuks olevaid objekte. See tähendab, et nüüd saavad NATO hävituslendurid kiiresti otsustada rünnaku üle, näiteks NATO õhuruumi tunginud droonide või Vene lennukite vastu, ilma pika poliitilise kooskõlastamiseta. Nüüd võivad NATO piloodid rünnata sihtmärki kohe pärast selle tuvastamist ja kinnitust selle kohta, et on võimalik välistada või vähemalt minimeerida kaasnevat kahju maapinnal. Varem on droonid ja ka Vene Föderatsiooni sõjalennukid korduvalt tunginud Balti riikide territooriumile ning keegi pole neid alla tulistanud, isegi kui piloodid neid nägid, tuvastasid ja selgelt kindlaks tegid, et tegemist on Vene lennukiga. Aga neid ei saanud alla tulistada, sest tuli läbida pikk kooskõlastuste ahel ja selleks ajaks, kui midagi ära kooskõlastati, oli see lennuk juba lahkunud. Nüüd, kui Vene lennuk või droon siseneb Balti riikide õhuruumi, on NATO pilootidel täielik õigus see kõhklemata alla tulistada. Ja selle saate eraldi osana käsitlen Patriot rakettide tootmist Ukrainas ning Poola ja Ukraina suhete soojenemist. Esiteks, Volodymyr Zelenski sõnul saab Ukraina peagi lõpuks uue partii Patriot PAC-3 raketitõrjerakette. Kuid sellest ei piisa endiselt, mis tõttu tuleb rakette sõna otseses mõttes teistest riikidest välja pigistada, nagu Zelenski ütles. Ja teiseks, Ukrainal tekib oma Patriotide tootmine, kuid Venemaa Föderatsioonil on kahjuks veel aega rünnakuteks. USA president Donald Trump teatas 8. juulil, et Ameerika Ühendriigid annavad Ukrainale loa toota Patriot õhutõrjesüsteemide jaoks raketitõrjerakette. Tema sõnul võib tootmine alata juba 2-3 kuu pärast. Praegu pole veel selge, millist tüüpi raketitõrjerakettidest jutt käib, kas need on võimsamad PAC-3 või lihtsamad PAC-2. Tootmise käivitamise kiirus Ukrainas sõltub mitmest tegurist. Oluline on baasosade olemasolu, mis kuuluvad raketitõrjeraketi koosseisu ning kogu tarneahela laiendamine, mis neid detaile toodab. Teate, ma ei hakka spekuleerima selle üle, millal tootmine võib alata, sest mõned ütlevad, et jutt käib nädalatest, Trump ütleb, et jutt käib 2-3 kuust. Ja mõned juba levitavad juttu, et jah, see on alles 3 aasta pärast, kui Jumal annab, et üldse midagi algab. Et see on lugu aastateks ja aastateks ja aastateks edasi. Ja tuuakse näiteks Saksamaa ja Jaapan. Kuigi neid näiteks tuua on üldse rumal, selgitan miks. Saksamaal näiteks võttis tootmise käivitamine väga kaua aega, mitte sellepärast, et nad ei suutnud toota, vaid sellepärast, et tellimusi polnud. Milleks siis tootmisliini käivitada, kui teil pole nende rakettide jaoks tellimust? Ja alles siis, kui algas täiemahuline sõda, alles siis, kui sai selgeks, et neid rakette on vaja, alles siis, kui pärast Lähis-Ida sõda tekkis puudus ja Saksamaal tekkisid tellimused, hakkas Saksamaa tootmist kiirendama. See pole saladus. Te võite avada ükskõik millised analüütilised materjalid, näiteks Rahvusvaheliste Uuringute Instituudist, ja sealt seda kõike lugeda. Seal on kõik kirjas, miks selline viivitus tekkis. Mitte mingi tehnoloogilise takistuse tõttu, vaid lihtsalt sellepärast, et bürokraatlikel põhjustel polnud tellimust. Jaapaniga oli sarnane lugu. Aga siiski, kuni Ukraina pole käivitanud oma enda püüdurrakettide tootmist, jääb Venemaale kahjuks võimalust aken alles. Vaenlane võib suurendada ballistiliste rakettide rünnakuid Ukraina vastu, et tekitada maksimaalset kahju enne, kui Ukraina suudab oma õhuruumi kindlamalt kaitsta. Ja siis teatas Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz ootamatult, et Patrioti antiballistilisi rakette võidakse Ukrainas hakata tootma juba mõne nädala pärast. Ja siis Poola minister selgitas ühe väga olulise asja. Tema sõnul on Poola riigi osaluseta tehnika üleandmine Ukraina sõduritele võimatu. Järgneb tsitaat. Meie riik kuulub 4 NATO riigi hulka.
lisaks Poolale on need Saksamaa, Rootsi ja Holland, kellele NATO tippkohtumisel Ankaras anti staatus riigina, kuhu võib üle anda tehnoloogiaid, mis on seotud Patriot rakettide tootmise ja hooldusega. Poola teeb Ukrainaga koostööd Patriot rakettide tootmise raames, mille ettevalmistamine võib võtta mitu nädalat. Tootmisprotsess ei ole lihtne, arvestades, et isegi Ameerika Ühendriikides napib selliseid rakette. Seetõttu tuleb seda teha väga kiiresti. Me oleme otsusekindlad. Poola on valmis viivitamatult alustama hooldust ja edasiste tegevuste läbiviimist. Üldiselt, nagu te aru saate, on Poola kaasatud sellesse ahelasse, millest sõltub rakettide tootmine Ukrainas. Ja selles kontekstis on väga oluline märkida, et Ukraina ja Poola presidendid Zelenski ja Navrotski kohtusid lõpuks isiklikult ning arutasid majanduslikke, ajaloolisi ja julgeoleku küsimusi. Edasi toon Zelenski tsitaadi. Ma arvan, et meil oli oluline kohtumine Poola presidendi Karol Navrotskiga, üsna pikk ja konstruktiivne. Me arutasime prioriteetseid küsimusi, kindlasti on selleks julgeolek ja me mõistame, et siin on meil üks vaenlane, see on Venemaa. Lisaks arutasid Zelenski ja Karol Navrotski majandust. Ukraina president märkis, et Gdanskis toimus edukas konverents Ukraina taastamise ja ülesehitamise teemal, millest on huvitatud Poola ettevõtted. Zelenski rõhutas, et Ukraina on avatud oma Poola partneritele. Üldiselt on olemas teema, mis ei lase põhimõtteliselt kahel riigil, Ukrainal ja Poolal, lõplikult tülli minna. See on kaitse. Ja poolakad saavad sellest suurepäraselt aru ning pealegi oleme nüüd isegi omavahel seotud nende samade Patriot rakettide tootmisega. Üks riik ei saa selles küsimuses ilma teiseta tegutseda. Seetõttu jätan siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!